Kujuta ette, et ühel hetkel sa enam ei näe, kuule, tunne ega saa rääkida midagi. Sa oled täielikult maailmast eraldatud. See on umbes nii, kui minna täiesti tühja ruumi, kus sa lihtsalt mõtled. Kuid mul on küsimus. Kui meilt võtta ära kõik meeled, nii et me ei saaks rääkida, katsuda asju, kuulda ega näha, siis kes me oleks? Või kas me üldse elaks? Mingis mõttes me elaks, samamoodi nagu ka taimed. Kuid kas see on elu? Võtame näiteks 25-aastase inimese, kes on piisavalt elanud ja õppinud. Ta oskab mõelda ja saab aru, kus ta on. Kui talt järsku võtta kõik meeled ära, elaks ta edasi ja saaks toimuvast aru. See võrduks samaga, kui minna täiesti pimedasse, helikindlasse ruumi ja olla seal ainult oma mõtetega. Alguses poleks väga hullugi, kuid lõpuks ajaks selline keskkond hulluks, sest ei ole midagi, mida vaadata, kedagi, kellega rääkida ja midagi, mida kuulata. Kuid kõige huvitavam on alles sündinud laps, kes juba sündides ei kuule, näe ega tunne midagi. Selliseid lapsi, kes ei näe ega kuule, on sündinud küll, kuna ta pole kunagi midagi kuulnud. Ei oska ta ka kuidagi mõelda, sest mõtlemiseks on vaja keelt. Nagu arvutil on töötamiseks ja programmi lugemiseks vaja kindlalt keelt, ilma milleta ei saaks arvuti oma toiminguid teha. Täpsemalt ei oskakski arvuti ilma keeleta midagi teha. Põhimõtteliselt on ilma meelteta vastsündinud laps lihtsalt aju, mis ei tee mitte midagi. Lihtsalt seisab kusagil. Kas ta siis üldse elab? Ja kui elab, siis kui kaua? Ta ei saa ju kuidagi ise süüa ega liikuda. Võib-olla on meie universumis elu, aga nendel elusolenditel ei ole meeli. Seega nad lihtsalt on kusagil, tehes mitte midagi. Neil pole võimalik kuidagi ühendust võtta meiega ega anda endast märku. See on huvitav teema, sest ilmselt me sellele kunagi vastust ei leia. Võib-olla oleme meie universumis ainsad, kes oskavad rääkida, mõelda ja näha, kuid võib-olla meil just pole neid meeli, millega näha või saada aru teistsugusest eluvormist. Ma tänan vaatamast. Ma tänan vaatamast. Ma tänan vaatamast. Ma tänan vaatamast. Mina olen Gert ning ma tänan vaatamast.